Tere, hea kuulaja ja vaataja! Hooaeg ei ole vihmade tõttu päris käima veel läinudki. Need olid aasta tagasi minu sõnad, kui ma seda saadet alustasin. Marge, kuidas tundub? Aastad vist ikka ei ole vennad. Tere, hea vaataja! Tõepoolest, tänaseks me oleme juba koristanud üle 50% pinnast. Väga kiire koristus on olnud. Kuidas meil kvaliteediga hetkel lood on? No, kvaliteediga tegelikult on täiesti seinast seina kohati, et ma võib-olla pinna juurde tuleks kord tagasi, et umbes pool, veidi üle poole võib-olla pinnast, aga ma siiski rõhutan, et saagist vast isegi rohkem, sest et jäänud on ka suviviljad, mille saagikus täna ikkagi on näha, et on palju madalam. Aga siiski on palju veel koristada tõesti. Ja kvaliteedi juurde tulles siis nisuproteiinid on kindlasti kõrgemad kui eelmine aasta, see vahevast protsent, 1,5 äkki isegi on. Murekohaks võib-olla mahukaalud, kuna selle mahukaalu tõttu just on päris palju toidunisu läinud sööta. Ja midagi teha pole, sest et nii see hetkel paraku on. Ja võib-olla isegi 10% nisust äkki võib sinna olla liikunud. Aga langemised siiski samas väga head. Nii et midagi positiivset ka. Odra puhul mahukaalud siiski nii suur probleem ei ole, kui me kartsime ja ongi väga hea, et vähemalt seal mingid suuri sellised probleeme ma hetkel ei näe. Kaer, samas kaera väga vähe täna ikkagi liikunud, et mahukaalud on olnud 50 ümber, aga nagu ma ütlesin, et vaatame, mis siis tulemas veel on. Tänaseks me oleme võtnud päris palju hernest juba endale sisse, et kuidas selle koristusega on ja kuidas seal need kvaliteet nüüd edasi edenenud on, sest eelmine kord me rääkisime just ussitanud hernestest. Jah, hernest tuleb täna ikka päris palju ja ma arvan, et herne koristus ka tegelikult on lõpupool, et lõunas on juba lõpetatud koristus herne osas, aga kindlasti on veel siin-seal ikkagi võtta. Ja kvaliteedi osas hernes on ikkagi ussitanud, oluliselt rohkem kui eelmine aasta, enamus läheb siiski toitu ja herne kohalt, mida veel öelda, huvitav on see, et proteiin on natuke madalam, kui me eeldasime, kuid siiski kõrgem kui eelmine aasta. Ja kui siia rapsi juurde nüüd liita, siis ma arvan, et rapsi hakatakse nüüd ikka tõsisemalt koristama, kes seda täna veel teinud ei ole, et raps oli kohati isegi veel altpoolt toores, aga nüüd kindlasti hakkab liikuma ja rapsi õlisused on üllatavalt madalad. Mina ootasin küll kõrgemaid õlisusi, aga õlisus kõigub ikkagi 42-47 vahel. Et see on kerge selline üllataja. Jah, et kui me üldiselt kõiki kultuure vaatame, siis seda aastat iseloomustab just väga erinev kvaliteet kõikide kultuuride puhul. Jah, seda kindlasti. Aga sellegi poolest on meil veel palju koristada ja nüüd on vihma sadanud, et kuidas nüüd niiskused põllu pealt tuleb, kuidas kuivatamisega läheb? Jah, niiskused on kindlasti üles läinud, et kui ma siin rapsil vaatasin siis 15, isegi 17 niiskust ja teraviljal seal 20 peale, et ikkagi on päris palju kõrgemaks läinud, mis kindlasti aeglustab kuivatide tööd ja kui vihmad jätkuvad, siis eks ta ikkagi selliseks kõrgeks jääbki. Aga samas alguses tuli kuiv, nii et keskmine tuleb ikka seal 18. Ja kuivatite osas meil on täna 8 kuivatit, millest 4 on siis teenuskuivatid ja me oleme värjavilja vastuvõtuks igal juhul valmis. Nii et andke teada, kellel on soovi kuivatada ja võib-olla soovituseks siia kindlasti ütlen, et kellel on ikkagi vili maha võetud ja saab nüüd natuke niiskust, siis palun kontrollige, et see niiskus ei läheks kõrgeks, temperatuur ei läheks kõrgeks, sest et selline vili võib väga kergesti käärima minna, mis rikub selle kvaliteet täiesti ära ja siis ei sobi ta enam söödaks ka. Nii et selle koha pealt kindlasti vaadake oma hunnikud, mis teil seisavad, kindlasti üle. Kuigi ennem rääkisime sellest, et saagid on madalad, siis hinnad on ikkagi jätkuvalt kõrged ja nagu üks Viljandi põllumees ütles täna hommikul mulle, siis loodus reguleerib hinnad saagile vastavaks. Marge, kas see on siis tõesti nii? Ja tegelikult on turgudel ülipõnevad ajad, kui nii võib öelda. Kes oleks võinud arvata, et koristusajal Matif puudutab 230 euro piiri ja ka hetkel ekraani vaadates on tänane Matif 230. Uskumatu. Aga miks siis hinnad on nii kiiresti tõusnud? Võimegi öelda lühidalt, et tegelikult selle põhjuseks on eelkõige ilm. Kesk-Euroopa ei ole saanud koristada, kui me võtame Prantsusmaa ja Saksamaa, siis seal on sadanud ja koristus on hiline, mis on tekitanud turgudel küsimusi. Kui vaadatagi graafiliselt, siis Matif on tõusukoridoris ja see on seotud ilmselgelt saagi hilinemisega.
kui kevadel oli vanasaagi hind laes, siis ostjad jäid lootma uuele saagile, mis aga nüüd väga hiljaks jääb. Ja see on omakorda tekitanud teatava nõudluse nisuga juba tarnega augustis, mis omakorda tõstab nisu hinda. Teiseks probleemiks on tõusetunud kvaliteedi küsimus. Suvine kuumalaine on tekitanud jutuainet kogu Euroopas. Küsimus ei ole mitte proteiinides. Proteiinid on igal pool natukene kõrgemad kui eelmisel aastal, vaid küsimus on eelkõige mahukaaludes ja peenteras. Ja see on tekitanud küsimusi, kui palju ja mis kvaliteedis ikkagi Euroopa nisu eksportida saab. Lisaks sellele, kui sajab vihma, siis hakkab ka üldkvaliteet kannatada saama. Ja kolmandaks, väga oluline info tuli paar päeva tagasi Venemaalt, kus Venemaa ise prognoosib nüüd oma saaki lausa 8 miljonit madalamalt kui USD raportis viimati kirjas. See informatsioon muidugi on turule tekitanud väga palju küsimusi ja on tekitanud ka teatavat hirmu. Nii et kuidas nüüd arengud turul edasi lähevad, on väga huvitav vaadata. Järgmisena vaataksimegi siis ilmakaarte. Kui Euroopat vaadata, siis üldiselt on niimoodi, et meie kandis ja põhja pool on natukene kuivem, lõuna pool on aga täiesti märg, mis segabki siis Prantsusmaal ja Saksamaal koristust. Ja kui ilmakaartidelt vaadata, siis järgmise 2 nädala jooksul näitab siin rohkesti vihma. Prantsusmaa ei ole saanud seepärast üldse koristada korralikult ja Põhja-Prantsusmaal ollakse kuuvahetuse seisuga vaid 10% juures nisu koristusel. Mahukaalud on Prantsusmaal siiski madalamad kui eelmisel aastal. Proteiinid enam-vähem sarnased, mis aasta tagasi. Saksamaal on koristatud umbes 30%, saagikused on veidi tagasihoidlikumad kui eelmisel aastal. Praegune pilt aga näitab, et nisu mahukaal 78 kilo tuleb vast ikkagi välja ja Saksamaa saab nisu paremini eksportida kui otra. Poolas ollakse 25% peal ja mahukaalud vastavalt siis 75-79 ja proteiinid on Poolas veidikene kõrgemad kui eelmine aasta. Erandina paistab Euroopas silma aga Rumeenia, kus on väga head nisusaagid üle 5 tonni hektari kohta ja Rumeenias prognoositakse rekordsaaki ja sealt tuleb praegu palju söödanisu. Kui nüüd Leedust rääkida, siis seal ollakse praegu koristusega kuskil 55% peal. Hetke vihm on nüüd pidurdanud koristamist ja suurt midagi teha ei saa. Nisu proteiinid on kõrged, üle 13,5, kuid teemaks on ikkagi mahukaal. Mahukaalud jäävad seal 75-78 juurde ja lisaks mahukaalule on tekkinud ka peentera probleem. Et kui mahukaal on isegi kõrge, 77-78, siis peentera osakaal on üle ekspordi normi. Eile rääkisin ka rootslastega, et kuidas neil seal läheb. Koristus on olnud vaevaline ja talinisude koristus on olnud pettumust valmistav. Lausa 20% väiksem saak kui prognoositud. Ja samuti kardetakse, mis saab üldiselt Euroopas õlleodrast. Kui proteiinid on nii palju kõrgemad igal pool, siis õlleodra proteiin saab olla ju ainult alla 11. Ja kui proteiinid on kõrgemad, siis võib see tekitada õlleodra teatavat defitsiiti. Liikudes edasi nüüd Mustamere piirkonda, siis suurimaks uudiseks muidugi on nüüd see, et kohalikud vähendasid Venemaa saagiprognoosi ja seda siis 8 miljoni tonni võrra vähem kui USA raportis prognoositud. Siin on 2 põhjust. Ikkagi väiksem talinisu pind, kui algselt oli siis raportites kirjas, ja ka väiksem nisusaagikus. Praeguseks on Venemaal koristatud kuskil 43 miljonit tonni nisu, keskmise saagikusega 3,5 tonni hektarilt. Ukrainas seevastu ollakse nisuga kuskil 60% peal ja nisusaagikused on paremad. Aga Ukraina puhul on oluline just maisisaak, kui palju on sealne kuumus maisisaaki kahjustanud. USA Kanadast rääkides, siis siin on talinisu juba praktiliselt koristatud ja suviviljale on sealne põud oma mõju avaldanud. Lääne pool ja Kanadas on suvivili ikka väga halvas olukorras.
mis on tänaseks juba hindadesse sisse kirjutatud. Fookus on nüüd enamjaolt maisi ja sojapõldude olukorrale ja suurt pilti vaadates, siis siin võime öelda, et veidikene on vaja vihma. Järjest rohkem tõusetubki päevakorda maisi teema. Praeguseks palju uudiseid pole, kuid nagu mainitud, siis küsimus on just Ukraina maisisaagis. Ja teiseks, kui suur on Hiina nõudlus ikkagi turgudel, sest ka Ladina-Ameerika maisisaak kuumuse tõttu jäi väiksemaks, kui algselt loodeti. Kuna maisisaak mõjutab nisu hinda, siis kõiksugune informatsioon maisisaagi koristuse kohta ja igasugused spekulatsioonid mõjutavad viljahindade liikumist. Kui rapsihinna graafikut vaadata, siis siin käib hind jätkuvalt üles-alla, ent püsib üpris kõrgel. Kesk-Euroopas on rapsisaagi koristus samuti ajast maas, mis on tekitanud kohese laevatamise vajaduse, mis omakorda hoiab hinda kuskil 500 euro ümber sadamates. Nii et kokkuvõttes on väga palju veel teadmatust koristusega ja kvaliteetidega. Ja õlikultuurides tuleb silma peal hoida eelkõige USA sojal, mis võib ka meie rapsihinda edaspidi mõjutada. Aga praeguseks me oleme ju ka juba uut saaki külvanud. Rapsiseemet on juba maha pandud. Ja esimestel on ka ninad juba väljas. Nii et siinkohal ongi hea öelda põllumeestele jõudu jaksu sügiskülvideks. Ja kohtumiseni juba järgmisel korral. Kohtumiseni!